siin veel neid mängijaid, keda saame põnevusega jälgida, aga põnevusega asume jälgima nüüd seda mängu, mis on saanud avavile ja Flora hakkab vaikselt tulema. 5 väravat, et jah, annab lüüa ja saalis, kusjuures vist mängis ainult 4 mängu ja seal 22 väravat lõi, et noh, siit võib talt oodata asju, siit praegu Tammikul ei tule. Aeg tagasi, aga jällegi ka selline igasugune kogemus. Kulub marjaks ära pikk pall nüüd Niidult, kurg ja ei saanud väga hästi aru, kuidas see pall seal põrke peab poole panna. Vaatame siin Tammik tulemas, kurg, madal sööd ja seal Joandi oli päris lähedal. Saama hakkab, aga samas ongi juba see, et valitsev meister võõrustabki seda esiliigast tulijat. Nii on ka Premium-liigas, ehk siis jah, alguseks kohe selline maasikas, kui siin Joandi Niit, tema siis eelmisel aastal oli nii Belgia kõrgliigas kui Poolas ja Jotkinale nüüd otsib palli pea peale riputamiseks. Pall põrkab, Jänes tõrjub. Ja vaatan Elin Rutt Häberlilt ka. Täna koosseisus pole temaga ka olnud natukene muresid. Ja Marta Panova on siis ka veel Flora poole pealt. Nüüd vist said kõik nimed öeldud. Et jah, aga uus pall kasti, Tammik ja siit enam ei ole suluseisus, Tammik 14. minutil viib Flora juhtima ja lööb naiste meistriliigas vähemalt Flora esimese värava. Ja tundub, siin tullakse ikkagi mitmekesi tähistama. Siin tullakse tähistama koos nendega, kelle jaoks on see täna siin paraku viimane mäng, eks siis jah, nii Reivo Vinter kui Roger Teor lähevad peale seda mängu kahjuks Flora juurest ära. On siin Teoril kuuldavasti lihtsalt uus põnev pakkumine Premium-liiga klubi juures ja Vinter siis jah, on selline isiklikel põhjustel otsustas ikka või tunnetas ikka, et pole see praegu. Õispuu jälle, no natukest jah, rohkem võib-olla see Õispuu äärt on kasutatud. Ja trikitab seal hästi, ei tule kohe sööta nüüd Jotkinale, aga Jotkina pall liialt keskel jällegi Jänese saak. Võimaluste peale ikkagi hakatakse varsti vaikselt mõtlema sellise võib-olla efektiivsuse peale. Et kuidas või miks ei õnnestu, eemalt nüüd Illemelt löök, aga üle värava. Tammik palju vahetavad siin kohti. Ikka Tammik. Katsub seal lüüa ka, aga Uivo vist jäi seal ette. Joandilt tõsta liini taha Jotkina ja nüüd on lahendamise rõõm ja vaev, aga ei, Jänes on vastas. Ja lööb siin keskmiselt mängude peale selline 5-6 väravat. Et see on hirmus ja Tammik tuleb taas. Kepson taha palle Kurele, Kurk saab seal omaks ka ja proovib sealt Jänese vahelt kuidagi võrku saada, aga ei tule välja. Koosseisu kandidaat ja noh, sinna tulles Kettersaar, kes siin pikemalt väljas ka võiksid need olla kui Jotkinalt. Terav süüt ja oi, Õispuu läks seda ristnurka seal otsima. Telgi jalad kuidagi kinnitatud, et päris vist õhku see värk siin ei tõuse. Lillemäe, Tammik, no kas läheb nüüd proovima? Läheb ikka, aga Lillemäe nüüd seal katsub teha ettevõtte, Jotkina korraks jäi natukene ette, oli seal ise suluseisus. Lillemäe nüüd katsub lüüa tagumisest postist, ka segadust ja praegu on ikkagi Ellu all päris hästi ja igasugused lootused siin kas või Viikigi mängida püsivad, kui siin Tammik ja teisedki ja ikka on Kadri-Jan Jänes vahel. Tammik tõsta kasti Rosenile, teisest laines nüüd Lillemäe, veel kooksutab ennast mööda, lööb ja jällegi Jänes vahel. Ja nüüd tuleb teisalt Elvakat ka sinna tihedalt appi. Eeldaks ikka, et jõuab ka oma väravateni. Paremalt äärelt nüüd Floral pall, seal väravees nüüd lahtised seisud, Palts proovib seal, kõik proovivad natukene Jotkina ka. Ja ikka tuli, ise küsisin ja Jotkina siis vastas. 79. minutil Angelika Jotkina ja naiste meistriliigas lööb oma esimese värava ja nüüd kuuldavasti saame siin pühenduste tähistust väikest tiitetantsu, sellepärast et Anett Joandi on tädiks saamas üsna pea, et
ei ole ta ise mitte kuhugi siin puhkama minemas, aga valmis täitma neid tädi kohustusi siin üsna pea. Ehk siis jah, tervitused siit ka tema lähedastele. Et ilma ühe vastupaneks oleks lihtsalt nii-öelda rõõm neile ka. Aga no praegu tulemas ikkagi Tammik. Sööt Jotkina ja sealt kohe kiirelt teine ka otsa ja nojah, siin vähem kui minutiga ja on see liika Jotkina. No tõesti, tere tulemast naiste meistriliigasse, ma arvan, et oled igati oodatud. Tõesti, Tammikult ka väga hea jooks, väga hea tulek. Ja Jotkina siin ka just kui viimase hetkeni just kui püsis nagu vaikselt lihtsalt jooksis kaasa ja siis jooksis lihtsalt sellele väga heale täpselt Jotkina tagant läbi. Rosen Smirnova teisel äärel valmis ja väga palju ruumi ka seal nüüd tõusta. Äärevahetus uuesti või sinna liini taha pall Paltsile ja Jotkinale, nüüd Palts saab selle kätte. Jotkina natuke ennast pakub, aga Palts läheb ise terava nurgalt, proovime 85. minutil Liselle Palts. Le Flora 4-0 ette ja ikka niimoodi lati alla rammitud palli, et ikka oleks rammitud. No suurepärane pall Smirnovalt. Suurepärane pall üle liini. Me saame ka Alesia Kiurut tervitada naiste meistriliigas eelmisel ajal teises liigas mänginud mängija Jõhvi Phoenix. No nii, ja aitab sellest mängust täna küll Roomet Pärn, lõpetab selle FC Flora ja FC Elva vahelise naiste meistriliiga avavooru kohtumise. Florale igati teenitult ikkagi see 4-0 võit täna tuleb.